tere tulemast 3D kogudusse. Kui me ei ole sinuga kunagi varem kohtunud, siis minu nimi on Jakob ja ma olen selle koguduse pastor sisuliselt selle koguduse rajamisest saadik juba. Sügisel saab 5 aastat, nii et aeg lendab kiiresti. Aga kui sa oled siin uus või oled sa käinud juba aastaid, siis mul on hästi hea meel, et sa oled täna just leidnud aega selle jaoks, et tulla kogudusse või olla koguduse keskel, kas või interneti vahendusel ja leida aega siis selle jaoks, et tegelikult kuulata seda, mida 3D kogudusel on täna sulle edasi anda. Ja ma usun, et see on hea asi, hea kraam, nii et pane ennast valmis ootele. Ja täna me alustame ka uut seeriat, nii et see on alati põnev aeg. Ja seeria sisuliselt on koguduse jaoks üks teemade plokk, mis tavaliselt kestab 3-5 nädalat, kus me läbime ühte seda sama temaatikat erinevate nurkade alt, natuke erinevad nagu sõnumid ja räägime ühest nagu spetsiifilisest fookusest. Nii et kui me mõtlesime selle uue seeria peale, siis ma tahtsin tuua midagi sisse, mis oleks aktuaalne nii ühiskonnas täna praegu, kui tegelikult ka, mis võiks ja peaks olema ühiskonnas aktuaalne. Ma mõtlesin, kas on võimalik neid kahte asja kuidagi kokku siduda. Ja siis me tulime sellise seeria nimega esile nagu skeptiline vaade Jeesusele. Ja ma usun, et kui sa mõtled skeptilisusele laiemalt üldse ühiskonnale, siis sa võid nõustuda sellega hoolimata sellest, mida sa usud. Et tegelikult me elame skeptilises ühiskonnas. Me elame ühiskonnas, kus me oleme skeptilisemad kui kunagi varem. Mõtle näiteks tagasi selle peale, kui sa nägid esimest korda näiteks telereklaami sellest, kuidas mingisugune Sveitsi sõltumatu instituut andis mingisuguse hea hinnangu mingisugusele suvalisele tootele. Ma mäletan, kui ma nägin väikse neid reklaame, siis mulle tundus, et kõik need šampoonid ja muud erinevad ihuhooldusvahendid olid igas mõttes heaks kiidetud. Et need olid järelikult väga head, väga kvaliteetsed, kõik õnnestub maksimaalne. Aga kui ma hakkasin rohkem nägema ja need samad reklaamid kordusid erinevad tooted, sama instituut kiitis heaks kõik asjad, siis ma korraga sain aru, et ilmselt see ei ole kõik usaldusväärsed. Ja ilmselt tegelikult see sõltumatu ei ole sedavõrd sõltumatu midagi. Lihtsalt nii täpselt nii sõltub, kui keegi raha sinna annab. Ja võib-olla mingisugused muud valdka, näiteks sport, mulle meeldib väga sport. Selle suvel ma vaatasin natukene Tour de France'i, mis on siis sisuliselt 200 meest, 2000 kilomeetrit 3 nädalaga. Ja see on selline nagu lõbus ettevõtmine. Aga mõned aastad tagasi tuli välja see, et 7-kordne Tour de France'i võitja Lance Armstrong jäi dopinguga vahele. Ja sealt punktist alates polnud vahet, mis sai edasi, kes juhtis seda järgmiseid etappe, kes oli võitmas, alati süüdistada seda isikut selles, et on tarvitanud dopingut. Puhas sport ei ole võimalik. Keegi ütles, et see ei ole võimalik, me ei usu sellest. Me ei usu sellest, et seda on võimalik võita niimoodi, et sa ei ole tarvitanud dopingut. Ja see asi läks isegi nii kaugel, et sel aastal Chris Froome, kes võitis Tour de France'i, tema jalgrattat üritati leida mingisugused mootorid, mis andis siis võib-olla temale mingisugused eelised, mida loomulikult ei leitud. Aga järjekordne näide sellest, kuidas me elame skeptilises ühiskonnas. Või isegi me mõtleme ajalehtede peale, meedia peale, mida me täna loeme. Näiteks Ukraina sõjast uudised. Me teame seda, et see, mis Vene meedia kirjutab, see ei ole tegelikult täielikult õige. Ja paljud minu lähedased tuttavad ütlevad, et see ka, mida läänes siin kirjutatakse, ei ole tegelikult nii, nagu need asjad on. Ja see kuldne kesktee tegelikult liigub kuskilt mujalt. Ja me ütleme, et me oleme skeptilised selle suhtes, mis informatsiooni meile edastatakse. Nii et see on laias laastus see, millises ühiskonnas me täna elame. Me elame skeptilises ühiskonnas. Ja ma usun, et põhipõhjus selleks on see, et meil on tegelikult inimestele palju valetatud. Meil on tegelikult palju räägitud valesid asju. Läbi ilusate sõnade, läbi ilusate väliste kestade ja see valetamisega on see, mida rohkem nagu need valed hakkavad välja kooruma, seda rohkem tuleb uusi valesid peale toota, mis on veelgi nagu sellised salakavalamad, rohkem läbimõeldumad ja korraga meid ümbritseb nagu selline ühiskond, kus hästi palju räägitakse igasuguseid valesid asju. Ja kui me oleme sellisest ühiskonnas ümbritsetud, mis võib juhtuda, on see, et me hakkame ise samamoodi rääkima valesid. Ja sellel hetkel, kui me hakkame ise rääkima valesid, siis miks või kuidas me saaksime üldse usaldada kedagi teist, kui me ise samamoodi ei räägi tõde. Ja ma usun, et see ongi loonud sellest ühiskonnast sellise skeptilise ühiskonna, kus me elame. Ja korraga on igasugune usaldus kadunud inimestelt, igasugune usaldus inimsuhetelt, erinevatest süsteemidelt, kõigelt võimalikult. Nii et me elame selles skeptilises ühiskonnas. Ja kogudusena me peame mõistma ka seda, et tegelikult inimesed on äärmiselt skeptilised Jeesuse suhtes ka. Ei ole lihtsalt see, et okei, Jeesus, jah, ma usun kõike, mis Jeesusega kaasab. Ei ole niimoodi. Hoolimata sellest, et 2,2 miljardit inimest tänasel päeval väidavad, et on kristlased selles maailmas siin, ikkagi inimesed mõtlevad,
noh, see on ilmselt mingisugune, midagi seal on, aga tegelikult mingi kala on ka kindlasti sees selle kogu süsteemiga. Ma ei saa seda usaldada, siin ei saa olla tegelikult täit tõde, et kuskil siin on mingisugused vead sees. Nii et see on see ühiskond, kus me elame ja ühiskond, mis mõtleb Jeesuse peale sellise skeptilise vaate punktist lähtuvalt. Ja ma usun, et ei olegi midagi paremat, kui tegelikult kogudusega võtta korra aeg maha ja vaadata tegelikult Jeesuse isikule läbi nende samade skeptilise silmade, mis meie ühiskonnal on. Mitte võtta eeldusena kõike seda võib-olla, mida me ise usume, vaid tegelikult mõelda ja tegelikult süvitsi minna ja öelda, okei, tegelikult vaatame korra läbi skeptilise pilgu. Kas ja kuidas on võimalik meil neid asju mõista, uskuda ja tegelikult kindlaks teha. Ja kui sa täna tegelikult istud siin ja mõtled sellele ja oled skeptiline, võib-olla sa oledki üks skeptik, mul on hea meel, et sa oled meiega. Aga ma julgustasin tegelikult minema veelgi kaugemale, mitte ainuüksi olema skeptiline selle suhtes, mida mina täna sulle siin räägin, vaid tegelikult olema skeptiline selle suhtes, mida sulle juba on räägitud Jeesuse kohta. Sest sul on juba mingisugune pilt kujunenud ja see on kujunenud sellest lähtuvalt, mida sul on koolis õpetatud, mida sa oled kuskil lugenud, mida sa oled kuulnud, aga ma küsin, kas sa tegelikult saad olla kindel, et see, mida sa oled kuulnud ja see, mida sa oled lugenud, on tõde või millest lähtuvalt sa saad neid asju väita. Nii et kui sa oled skeptiline täna selle suhtes, mida mina sulle räägin, siis ole skeptiline kõige suhtes. Tee enda paberileht nagu puhtaks ja võta, okei, nüüd ma nagu kuulangi, ma uurin ise, ma lähen tegelikult süvitsi detailidesse sisse ja tegelikult Jeesuse suhtes täna olen vastuvõtlik ja olen kuulan ja pärast kontrollin, uurin üle kõik need asjad, kas need on asjad nii või tegelikult on asjad kuidagi teistmoodi. Nii et see on see vundament, kus me täna siis alustada saame. Ja selle esimese osa pealkirjaks me panime siis Jeesus koolon inimene või issand. Ja eeskil me küsime, et kas Jeesus oma identiteedilt oli inimene või oli ta midagi enamat. Ja see on see teema, millele siis täna tegelikult tahaksime põhisele fookuse panna. Mõtle nüüd korraks enda elu peale. Mõtle enda elu peale sellest lähtuvalt, kas sa oled kunagi kedagi või midagi enda elus alahinnanud. Näiteks mõnda eelolevat koolitööd, mis justkui tundub nagu väga väike asi, aga nii kui see jõuab sulle kätte ja ühel hetkel õpetaja annab sulle selle paberi, sa hakkad vaatama, et tegelikult see ei olnud midagi nii väike ja oleks pidanud rohkem vaeva tegema. Võib-olla mingisugused muud asjad, võib-olla mingisugused kohustused, mis sul on antud mingis muus vallas, mõtled, okei, tegelikult sa oleks pidanud rohkem panustada, võib-olla mingid inimsuhted, sa oleks soovinud, et sa oleksid sinna ka rohkem panustanud midagi. Igatahes aeg-ajalt me elus oleme sellistes situatsioonides, kus me alahindame erinevaid inimesi või mingisuguseid tegevusi, mida me peame tegema. Ja ma mäletan enda elus üks paljudest sellistest näidetest oli mõned kuud tagasi, kui ma sain käia meie Eesti Kaitseväe kordusõppustel siin. Ja seal siis mina olin nagu rühmaülema rollis, kus mul oli 35 mees, keda ma pidin juhtima ja lähtuvalt siis minu kõrgem ülema nagu käsust või plaanist lähtuvalt. Ja temal oli siis nagu veel 2 sellist rühma, nii nagu minu rühm oli. Ja korraga siis minu kõrgem ülem andis mulle sellised nagu korraldused, kuhu ma peaksin paigutama enda mehi või enda üksused. Ja tema enda plaani koostades lähtus sellest, et ta teadis, et 2 rühma olid ajateenijate rühmad ja seal olid nagu värsked asjad meeles. Ja ta otsustas nemad panna sinna kohta, kus oleks vastane kõige suurema tõenäosusega tema hinnangul tulnud. Ja meie rühma siis otsustas kuhugi sinna tahaplaanil jätta, et meie nagu paar aastat pole ajateenistuses käinud, pole relva käes hoidnud, ei mäleta võib-olla kõiki asju. Ja meid panna siis kuhugi sinna lahingu tahaplaani. Aga mis korraga juhtus oli see, et just meie suunal hakkasid tulema vastased nii väga intensiivselt peale, et korraga meist saigi see eesmine üksus kogu nagu lahinguväljal. Ja see, mis algselt oli nagu variant B või variant C tegelikult sai elutähtsaks momendiks ja me pidime hoidma kinni siis vastast vähemalt mängulises mõttes selles terves lahingus ja me olime selle kogu õppust eesmine üksus ja korraga juhtuski siis see, et see sai eluliselt tähtsaks, see asi, mis oli tegelikult väga-väga palju alahinnatud. Ja ma usun, et kui ma mõtlen enda elu näite peale ja sina mõtled enda elu näite peale ja nüüd võtame selle sama näite, toome Jeesuse peale, siis on samamoodi tõde. Paljud inimesed meie ühiskonnas laiemalt alahindavad seda küsimust, kes on Jeesus või milline on Jeesuse identiteet. See on väga nagu ebaoluline teema, et kuidas see minu reaalset elu puudutab, minu igapäevaelu, ei kuidagi. Ja tegelikult, kui me läheme selle asju süvitsi selle sisse, siis ma usun, et me inimestele mõistame, et see on äärmiselt oluline teema, äärmiselt oluline küsimus ja äärmiselt oluline leida sellele küsimusele mingisugune vastus, mis meid lõplikult ka rahuldab. Ja täna ma võtaksin kokku selle kogu kõne, kui sul jääb üks asi täna sellest päevast meelde, siis ma loodan, et sul jääb just see asi meelde.
ja see on fraas või nagu sõnum, mille ma olen kokku lappinud selliselt, et vahet pole, mida sa usud, vahet pole, kas sa oled ateist, oled sa kristlane, oled sa agnostik, tegelikult ma usun, et sa saad nõustuda selle väitega 100%. Ja see väide järgmine. Vastus Jeesuse identiteedile on vastus igaühe igavikule. Mõtle ka uuesti. Vastus Jeesuse identiteedile on vastus igaühe igavikule. Ehk siis, kui me leiame vastuse küsimusel sellele, kes on Jeesus või kes oli Jeesus, siis me tegelikult saame ka teada sellest lähtuvalt, milline on meie kui inimeste igavik saab olema. Mõtleme näiteks ateistlikust vaatepunktist. Kui me saamegi teada, et Jeesus oligi mingisugune müütiline mees või selline tark tervendaja või õilis õpetaja, siis tegelikult pole vahet lõpuks. Kõik need tulemid viivad tagasi sinna, et tegelikult Jeesus oli keegi, aga ta ei olnud Jumal. Ja see tähendab seda, et tegelikult ka me ei saa loota millegile suuremale, millegile enamale. Ehk siis kogu see universum, kogu see maakera tegelikult siin on ikkagi juhuslik teke, juhuslik alge. See tähendab seda, et meil ei ole eesmärki. See tähendab ka seda, et meil ei ole mingisugust suuremat tulevikku, igavikku. Ja see tähendab seda, et kui me sinuga ära sureme, siis juhtub lihtsalt see, et me sureme, me sängitatakse kuhugi mulda ja kosmilises mõttes lihtsalt meie aineosakesed paiknevad ümber siin maapinnal ja tegelikult mitte midagi juhtugi. Nii et vastus Jeesuse identiteedile annab meile vastuse meie enda igavikule. Nüüd aga, kui me vaatame seda sama asja kristlikus perspektiivis, siis ma usun, et samamoodi, kui Jeesuse identiteet oli rohkemat, kui Jeesus oli tegelikult Jumal, siis see annab ka meile vastuse sellele, kuidas meie igavik saab välja nägema. Nii et Jeesus on kirjeldanud, et meil saab olema lootust, meil saab olema eesmärke siin elus, mis saavad tegelikult Jumala plaani kohaselt täida ja sellest lähtuvalt ka meie igavik saab kujundatud. Kas siis Jumalaga koos või lahus temast. Ja isegi agnostilise vaate kohaselt ma usun, et sa saad sellega nõustuda, et see küsimus on oluline, see küsimus annab vastuseid, aga me ei tea sellele küsimusele vastust. Nii et see on äärmiselt oluline. Vastus Jeesuse identiteedile annab vastuse igaühe igavikule. Võib-olla see on see moment, kus sa mõtled, et kuule Jakob, et kas sa natukene ei ole üleolev kõikide teiste religioonide suhtes, kes pakuvad samamoodi mingisuguseid lahendeid ja mingisuguseid vastuseid igaviku suhtes. Siis ma isiklikult arvan, et ma ei ole. Ja põhjus on see, et ma usun, et tegelikult religioonid laiemast laastust tegelevad rohkem sille maise elu nagu küsimustega. Annavad siin erinevaid reeglistikke, raamistikke, moraalseid nagu tõekspidamisi. Ja tegelikult Jeesus on ainuke, kes saab anda ka vastuseid tegelikult terviku elu küsimustele ja eriti igavikku puudutavatele küsimustele. Vähemalt kõige suuremates religioonides, mis siin maa peal täna on, tegelikult ühegi selle religiooni suurim esindaja pole kunagi väitnud seda, et nemad on olnud jumalad. Kui mõtleme prohvet Muhamed islamis, ta ei öelnud kunagi, et tema on Jumal. Ta ütles, et tema on prohvet, kes on lihtsalt Jumala saadik ja ta on tulnud esindama siin, andma edasi seda sõnumit, mis Jumal on andnud, aga ta ei öelnud kunagi, et tema on Jumal. Ehk siis ütles, ta on tavaline inimene ja tegelikult tema lihtsalt edastab sõnumit. Kui mõtleme budismis, tegelikult samamoodi, et tema ei väitnud kunagi enda sõnadega, et tema ise on Jumal. Ta ei lausunud sellist fraasi eales välja, sest ta teadis, et kui inimesed võtaks selle, siis see oleks liiga palju kanda ja tegelikult samamoodi hinduismis me ei näe seda näiteks läinud mineviku suurim nagu mees võib-olla Gandhi, kes on selles ühiskonnas olnud, ka tema näiteks öelnud seda, et tema on Jumal. Ja üldse suuremates religioonides ainuke, kes väitis enese olevat Jumala, oli Jeesus, kellel on ka maailmas kõige rohkem järgijaid. Ja miks see on äärmiselt oluline? Ma arvan, et sellel põhjusel, et kui kõik teised religioonide esindajad, suuremate religioonide esindajad olid inimesed, kes pakkusid lihtsalt siis tegelikult ka igaviku suhtes lihtsalt mingisugused ideid. Et ma arvan, et need asjad võiksid olla sellised, ma mõtlen, et need asjad võiksid olla sellised, mulle tundub, et need asjad võiksid olla sellised, siis Jeesus oli nendest ainuke, kes tuli nagu selgelt välja, ütles, et ma olen Jumal, ma tean, kuidas asjad on, ma lihtsalt ei paku mingisuguseid plaane, vaid ma räägin teile nüüd nii, nagu need asjad on, ma olen näinud neid, ma tean, kuidas need asjad saavad olema. Ja see lähenemisnurk oli hoopis teistsugune kui midagi muud. Nii et sellepärast ma usun, et Jeesus on tegelikult ainuke, kes pakub meile ka sellist mingisugustki vastust ja tõelist vastust, millele me saame loota, mis puudutab igavikku. Ja enam, kui seda, et me lihtsalt kõik sureme ära ja see kõik saab siin otsa. Nii et Jeesusel on mingisugused vastused anda. See, kas sa usud neid vastuseid, see on juba sinu enda teha, aga Jeesus pakub neid ja ma usun, et Jeesus ongi tegelikult ainuke, kes pakub meile, kes esitles ennast Jumalana.
aga võib-olla sellest lähtuvalt sa küsid, et okei, et aga kus ma näiteks siin saan nüüd väita seda, et Jeesus ütles, et ta on Jumal. Et kus ma saan sellisele nagu järeldusele tulla? Kas lihtsalt sellest ma loen piiblit või kuidas ma saan jõuda sinna? Siis tegelikult ka selles vastuses me ei pea lihtsalt lootma ainult üksi piiblile, mis on kristlaste jaoks püha raamat, mis annab edasi Jumala sõnumit, vaid tegelikult kõik antiiksed ajaloolased, kes vähegi on tõsiselt võetavad täna, tunnistavad seda, et elas selline mees nagu Jeesus Kristus ja tunnistavad seda, et ta tegelikult ka suri ristil. Ja tegelikult, kui me vaatame seda sama sündmust, risti surma, siis on üks põhjus, miks Jeesus suri ristil. Ja see põhjus oli tema identiteet. Ta väitis enese olevat Jumalat ja see sai talle saatuslikuks ja sellepärast tegelikult ta löödigi risti. Ei ole mitte mingit muud põhjust. Jeesus ei teinud midagi valesti, Jeesus ei teinud midagi halvasti, vaid ainuüksi sellepärast, et ta väitis enese olevat Jumala. Siis see äritas sedavõrd palju juute, kelle keskel Jeesus elas, kes pidasid seda nagu suureks Jumala teotamiseks ja samamoodi Rooma ühiskonda, kes valitses tol hetkel juutide üle, kes pidasid seda nagu ohuks keisri nagu impeeriumile, tundsid, et pigem lihtsam variant on see, kui me lööme Jeesuse risti. Nii et Jeesus on üks väheseid isikuid terves ajaloos, kes on ära tapetud või mõrvatud sellepärast, et ta väitis enese olevat Jumala, tema identiteedi pärast. Kujutad seda ette? Identiteedi pärast Jeesus tapeti. Nii et see on selge, kui me läheneme selle asja sisse. Ja järgmistes osades kindlasti räägime rohkem sellest, mida Jeesus ütles ja mida Jeesus tegi. Aga kindel on see, et Jeesus väitis enese olevat Jumalat. See oli see põhjus, miks Jeesus tegelikult suri siin risti peal. Ja sellest identiteedi küsimusest lähtuvalt tegelikult jätab meile väga nagu vähe valikuid alles. Kes siis Jeesus tegelikult oli? Ja C.S. Lewis, kes on möödunud sajandi üks enam tsiteeritumaid kristlikke autorid üldse, ta ütles selle kohta selliselt, et on sisuliselt 3 varianti, mis jäävad alles. Oli see, et kas Jeesus, kui ta väitis, et ta on Jumal, ehk siis ta valetas esiteks, või ta oli hullumeelne, kes lihtsalt arvas, et on Jumal ja lihtsalt ei teadnud seda, et ta tegelikult ei ole, või siis tegelikult ka ta oligi Jumal. Need on tegelikult 3 varianti, mis meil jäävad lihtsalt ratsionaalse loogika alusel alles, kui me läheneme sellele küsimusele, kes oli Jeesus, milline on Jeesuse identiteet, kas ta oli inimene või oli ta midagi enamat. Ja vaatame korra neid samu 3 asja natuke lähemalt. Kujutleme ette, et Jeesus oli valetaja. See tekitab väga palju probleeme, väga palju raskusi, sest Jeesus oli ka moraalne õpetaja, kes edastas nagu suurimat moraali üldse. Tolles ühiskonna ruumis oli see väga murranguline, mida Jeesus rääkis. Ja kui me korraga kujutleme ette, et kõige moraalsem inimene maailmas osutub tegelikult, kes edastab ka kõige suuremat moraali, osutub valetajaks ja kõige ebamoraalsemaks inimeseks, siis see tegelikult on nii vastuoluline, et seda on isegi raske nagu endale ette kujutada. Ja ma usun, et ka tolle ajastu inimesed, kes elasid Jeesuse keskel, olid samamoodi skeptilised Jeesuse suhtes. Ega nad ei olnud niimoodi, et Jeesus tuli ja nad uskusid kohe, nad olid samamoodi, et kuule, kes see vend on siin, kes see puussepp on, kes siin on elanud ja 30 aastat tal pole kodu, tal pole võimu, tal pole mitte midagi ja tuleb väidab siin, et ta on Jumal. Me teame küll, kes ta ema on, me teame küll, kes ta vennad siin on, kes ta perekond on, et kuidas see tüüp saab olla Jumal. Nad olid samamoodi skeptilised, aga nad kunagi nagu ei pidanud Jeesust tegelikult ka valetajaks tolles ühiskonnas, tolles ruumis. Seda argumenti nagu isegi ei toodud ja lõppude lõpuks, kui Jeesus olekski olnud valetaja, siis ma ei usu, et oleks eales läinud lõpuni risti peale ja olles valmis ka surema selle iseenda vale pärast, et mingisugust ebamoraalset asja tegelikult edasi anda. Tegelikult Jeesus oleks öelnud, et andke andeks, tegin nagu natukene nagu läksin nende asjadega liiale ja ta oleks tegelikult saanud ka endast päästa, aga Jeesus läks lõpuni, uskudes, et tegelikult ka ta ongi Jumal. Nüüd see jätab meile tegelikult 2 suuremat valikuvarianti. Kas Jeesus oli hullumeelne või Jeesus oligi Jumal? Kui me kujutleme ette seda, et Jeesus oligi hullumeelne, siis see on üsna suur väide. Ja tegelikult ka tolles ühiskonna ruumis me näeme seda, et Jeesuse ema ja vennad mingil hetkel pidasid Jeesust natuke hullumeelseks. Sest nad mõtlesid, et mida see mees siin õpetab, mida ta räägib, mida ta teeb. Et ta tegelikult on ju meie lähi perekonna liige, et ta on natukene ära keeranud. Aga kui aeg läks edasi, siis ühel hetkel ka Jeesuse lähim vend sai aru, et tegelikult Jeesus on enamat kui ta vend. Ja ta sai aru, et Jeesus ongi Jumal ja ta nimetab Jeesust Jumalaks. Nii et see on see küsimus, mida ma küsiksin, kui palju, mida sa pead tegema selle jaoks, et sa suudad enda venna ära veenda selles, et sa oled Jumal. Ma usun, et see pole midagi müstilist, aga Jeesus seda suutis. Jeesus
arvas ja uskus seda, et tegelikult ka tema ongi Jumal. Ja selles hullumeelses nagu mõttes on nagu raske, ma arvan ka nagu minna süvitsi, minna edasi mõelda, et kas tõesti ka seda ühiskonna, me arvame kogu ühiskonnana aega mingi hullumeelse mehe järgi, kes elas 2000 aastat tagasi, kas tõesti ka mingi hullumeelne mees on sind täna toonud siia koguduse keskele. Kas tõesti mingisugune hullumeelne mees on 2,5 miljardit inimest pannud enda järgijaks saama. Ja see oli see, mida ütles ka U2 laulja Bono, ütles, et ma lihtsalt keeldun uskumas sellesse, et kõikide nende inimeste elu selles ajaloos kõigi kaudu 2000 aasta vältanud keegi hullumeelne inimene puudutanud ja muutud. Nii et tegelikult, kui me läheme rohkem süvitsi selle sisse ja mõtleme Jeesuse hullumeelse võimalusele, siis tegelikult ka see variant üsna kiiresti haihtub õhku. Nii et see jätab tegelikult selle küsimuse, kas Jeesus järsku ei olnudki see, kes ta ennast ütles olevat. Äkki ta oligi tegelikult ka Jumal. Ja kui me selle korraga, selle lause, selle deklaratsiooni võtame, siis väga-väga paljud küsimused, muud küsimused siin elus saavad ka vastuse. Aga see on inimestena meil ebamugav, sest tegelikult me pigem kaaluks siin ütleks, et aga noh, okei, et ärme ütle, et Jeesus, et ta ei olnud Jumal ja ärme ütle, et ta oli ka Jumal, et võtame seal kuskil vahemikus ja ütleme, et me oleme agnostilise vaatega, me ei tea tegelikult, mis täpselt oli ja las see asi jääb sinna paika. Ja see on tihti, kuidas ka inimesed ja minu lähimad sõbrad võtavad, et noh, ärme selle teemaga nagu väga süvitsi mine rohkem ja ühiskonna laiemalt, me olemegi selles agnostilikus ühiskonnas, kus me ütleme, et rumal on öelda, et Jumal on olemas, rumal on öelda, et Jumalat ei ole olemas, et oleme seal kuskil kuldse keskteele. Aga ma ütlen sulle seda, et tegelikult selles samas vaates olles agnostilises pildis tegelikult samamoodi ja me oleme juba mingisugused vastused enda jaoks valmis mõelnud. Sellepärast ainuüksi, et tegelikult Jeesus ise ütles enda kohta Johannese evangeeliumi 14. peatükis 6. salmis ütles selliselt. Mina olen tee ja tõde ja elu, ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Ja isa, siin on Jeesus nimetab siis Jumalat enda isaks, ütleb, et tema tegelikult on samamoodi Jumal, ta on Jumalaga võrdne, ta on Jumala poeg, Jumala loodu, kes on tulnudki siia inimese kujul maa peal, ütleb, et ei ole mitte mingisugust muud teed, mingisugust muud võimalust Jumalaga olla kontaktis kui läbi Jeesus enda. Sest Jeesus ise on Jumal, ütleb, et ei ole mingisugust muud teed, ei ole mingisugust muud võimalust. Ja kui me nüüd ütleme, et tegelikult, me ei tea nagu, mis on Jeesus, kas on Jeesus, kes on Jeesus, siis tegelikult me juba ütleme seda, et tegelikult Jeesus ei olnud Jumal. Me tegelikult see agnostiline vaade korraga tegelikult ikkagi saab eitavaks vaateks ja me oleme selle otsuses juba teinud. Nii et täna ma tahangi anda sulle mõista seda, et Jeesus enda sõnade kohaselt vähemalt, mida ta ütles ka Markuse evangeeliumi 16. peatüki 16. salmis, kui ütleb, et kes usub ja ristitud, see päästetakse, kes ei usu, see mõistetakse hukka ja on juba hukka mõistetud. Nii et see variant või nagu need võimalused, mille Jeesus maalib, ütleb tegelikult, et siin on 2 varianti. Kas sa panustad nagu täielikult minu peale, et sa usudki sellesse, et ma olengi Jumal, kui sa ei usu. Ja nende mõlema nagu tegevusega on mingisugust tagajärg. Et sul ei ole võimalik täna olla kuskil seal vahepeal. Et jah, Jeesus oli mingisugune moraalne õpetaja. Sa lihtsalt ei saa nagu võtta seda, et olla selline sekulaarne nagu moraaliõpetaja. Et Jeesus lihtsalt nagu tõi mingisugust moraali. Jeesusel oli väga-väga palju muid asju, mida ta samamoodi väitis. Et kui sa võtad selle ühe paga, siis sa pead tegelikult võtma selle kõik. Ja sa oled juba kujundanud endale mingisuguse pildi Jeesusest. Nii et see, mis sa täna saad teha, on lihtsalt enda pilti muuta. Või enda otsus Jeesuse suhtes muuta. Enda hinnangut tema identiteedile saad sa täna muuta. Ja võib-olla see omakorda tekitab sinust selle tunde, et Jumal, et ta on ikkagi nagu väga karm, et ta nagu väga paneb mind nagu sellise valiku ette ja kuidagi nagu sunnib mind selles uskuma, mul on nagu raske uskuda. Tegelikult ma ütlen, et Jumal, ta ei ole lihtsalt ebaõiglane, vaid tegelikult ta on rohkem ka kui õiglane. Ta on andnud meile rohkem, kui me oleme väärt. Sellepärast, et kui me võtame kokku suurime nagu kristliku sõnumi ühte lausesse, mis on piiblis kirjavad Johannese evangeeliumi 3. peatükis 16. salmis, mis on kõige enam tsiteeritud kristlik salm võib-olla, siis seal ütleb sellist, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Jumal on armastanud maailma, et ta on ainusündinud poja andnud, Jumal on andnud Jeesuse, et ükski, kes temast usub, ei peaks hukkuma, vaid tal võiks olla igavene elu. Et see on see, mille kristlik sõnum ühe lausega, et Jumal on armastanud meid inimesi nii palju, et ta on saadnud Jeesuse see maa peale, et kui me usume Jeesusse,
et siis me ei peaks hukkuma, me tegelikult võiksime olla päästetud. See on väga suur õnnistus, väga suur privileeg, mida Jumal tegelikult meile pakub läbi Jeesuse, kui me usume temasse. Aga lõpuks see valik on sinu, see usk on sinu teha. Selle vabaduse Jumal meil jätab. Ja sellest lähtuma ma julgustan sind väga süvitsi uurima neid teemasid. Minema süvitsi mõtlema, kes Jeesus siis tegelikult on. Kes ta on, milline on tema identiteet, kas ta on inimene, kas ta on issand. Kas ta on nagu lihtsalt paljas nagu mees või ta on midagi enamat. Ja need samad küsimused, need samad nagu süvitsi minemised aitavad sul, ma usun, leida tegelikult vastuse Jeesuse identiteedile ja sellest lähtuvad ka igaühe ja iseenda kaasa arvatud igavikule. Sest ma usun, et ei ole tegelikult siin ilmas mingisugust olulisemat vastust või mingisugust olulisemat küsimust ka sellest, kui sellest, kes on tegelikult Jeesus. Milline on tema identiteet. Nii et kui sa lähed süvitsi, lähed need asjade sisse, siis ma julgustan sind olema põhjalik, ma julgustan sind minema uurima kõike, mida sa vähegi saad, lugema erinevaid raamatuid, mõtlema need asjade peale, tunnetama need asju, vaatama inimeste elu, kes väidavad, et Jeesus elab nendega, kes väidavad, et Jeesus on nende elu muutnud. Ja tegelikult sa saad selle tervikpildi kätte. Ja mina enda elus vähemalt olen jõudnud sinna järeldusele, kus ma näen, et ainuke võimalik viis Jeesuse identiteeti nagu edasi anda on öelda, et ta oli Jumal, ta tõesti oli Jumal ja ta tõesti on Jumal, kes tuli inimese kujul siia maa peale, aga kes elab kuningana. Ja tegelikult sellele samale uskumusele tuginedes ma tean seda, et mul võib olla igavene elu Jumalaga. Ja ma tean ka seda, et see igavene elu on juba sulle täna tegelikult samamoodi võimalik vastu võtta, kui sa lihtsalt usaldad Jeesus Kristus kui enda isiklikku päästet ja kui enda elu kuningat. Nii et see valik on sul käes, sa võid uurida, sa võid mõelda rohkem selle üle, kes on Jeesus. Aga ma lihtsalt tahan, et sa mõistaks seda, et sa teaksid, et tegelikult täna sa oled juba ka mingisuguse otsuse enda elus teinud. Nii et mõtle sellele ja mõtle sellele, kas täna on võib-olla ikkagi ehk see päev, kus sa pead seda otsust ümber kujundama ja muutma. Ja kujutle korra ette, kui kogu see maailm, kõik need inimesed, kes selles maailmas elavad, tegelikult saaks aru, et ei olegi mitte mingisugust Jeesust, ei ole tegelikult mitte mingisugust suuremat igavikku, vaid ongi kõik see sama maine siin samas, kus me elame. Siis korraga ka need 2 miljardit inimest, need kristlased ja kõik teised tegelikult hakkaks seda enam iseenda nagu heaolu taotlema, iseenda hüvesid, iseenda nagu huvisid, iseenda rahul naudingut. Ja tegelikult see maailm läheks väga ulmeliseks, väga hulluks, kus inimesed lihtsalt taotleksid iseenda hüvesid. Ja lõpuks see individualistlik ühiskond tegelikult nagu suretakski lihtsalt siin samas üksteist välja. Kui aga sa kujutad seda pilti ette, kus kõik need inimesed, kes siin meie ümber on, korraga saaks aru, et tegelikult elu kestab edasi rohkem kui selles samas maises elus siin, et tegelikult elu kestab igavikulises mõttes samamoodi edasi. Ja Jeesus ongi lahendus, Jeesus pakubki mingisugused eesmärke, Jeesus annabki meile mingisuguse sihi. Ja siis ma usun, et see, kuidas inimesed siin ühiskonnas hakkaks elama, oleks hoopis teistmoodi. Nad pööraks rohkem rõhku sellele, mis saab olema, mitte sellele, ainuüksi, mis praegu siin on. Ja see korraga tegelikult annaks inimestele rohkem armastust, rohkem rahu, rohkem rõõmu ja rohkem eesmärki tegelikult ka teha head ja muuta seda keskkonda siin. Ja ma usun, et Jeesus Kristus on igal juhul lahendus, igal juhul vastus. Ja ma julgustan sind samamoodi leidma vastuse sellele küsimusele. Kes on Jeesus ja kui sa selle küsimuses leiad vastuse, siis sa leiad vastuse ka sellele, milline saab olema sinu enda igavik. Nii et siit ma annaksin praegu üle kämpustele aitäh selle võimaluse eest, et ma sain teile selle sõnumi tuua.